lotopiletid. Tere! 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 Kas te soovite lotopiletit? Palun väga. Jah, ei, aitäh. Ei, nägemiseni. Tere tulemast. Tere! Tänases osas kingiloos. Neid on meil siin 2 erinevat, üks punane ja üks must ja see on siis kingiloos 3. Tagaküljel on õpetus ja manitsussõnad, lugege kõik hoolega läbi. Mina olen teid hoiatanud. Kraapimiseks on mul täna siin selline Soome 50-pennine raha aastast 1978. See aasta toob mulle alati meelde Soome 78. aasta presidendivalimised ja Yleisradio seda sündmust kajastavad uudised, kust sööbis minu aiu esimest korda sõna Kekkonen ehk siis Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen ja nii edasi. Noh, ilmselt on mul äärmiselt hea mälu. Ei muud. Ja raha ühel küljel on kirjas Soome tasavalda ja näha on vapilõvi. Teisel küljel on number 50 ja pedajas ehk mänd. No, meie peres vaadati tollel ajal alati Soome uudiseid. See avardas maailmapilti, kuid täna võin kinnitada, et Soome Yleisradio tervikuna on kindlasti punasem kui siis tollel ajal. Ehk Yleisradio on täna ühel pulgal Eesti Rahvusringhäälinguga. Et ei tule sealt peale keskvõimu propaganda ja ajupesu eriti midagi head. No ei tule. Mis teha, eks ole? Nagu te näha võite, on meie loto kolmapäevaga juba käima läinud. Ehk kraapimine käib täie hooga. Ja mis veel? Kingiloos on Eesti Loto kõige kallim kraabitav pilet üldse. Tunnistame ausalt, 10-eurise hinnaga pileti ostmine on paras hullumeelsus. Aga noh, teisest küljest on siin 5 mänguvälja ehk 5 erinevat mängu ja kirjade järgi iga teine pilet võidab. Noh, eks ma selle pärast 2 võtsingi, et teada saada, kas süsteem toimib. Ja võitude jaotus on selline. 40 korda 1000 euri, 550 korda 100 euri, 2300 korda 50 euri, 12 000 korda 20 euri ja 85 000 korda 10 euri. Osta kui palju. Ja pileteid on tehtud siis 200 000 tükki. Ja mida see meie jaoks tähendab siis? See tähendab seda, et 10 euri on kõige väiksem võit ja neid on kõige rohkem. Sisuliselt tähendab see võit seda, et sa saad piletiraha tagasi. Et tegelikult oleks võit see, kui sa näiteks maksad 10 ja saad 20. See on juba võit, eks ole. Ja sellisel juhul sa ka ei võidaks mitte 20 euri, vaid ainult 10. Raamatupidajate keeles rääkides oleks 20-eurine võit välja käidud 10 euri ostu tegelikult selline poolvõit, mitte päris võit, vaid poolvõit. Sa ju ei saa 2 korda rohkem tagasi. Ei saa ju. Ja siin te võite oma silmaga näha, et see loos on küll täiesti tühi. No, siin ei ole mitte ühtegi võitu. Täitsa metsa läks kõik. No ei ole võitu. Mis teha? Proovime uuesti. Ja ei muud kui proovime siis teist loosipiletit. Ühesõnaga, midagi eriti rasket siin loosipiletil küll ei ole. Lihtsalt hõõru kõik väljad puhtaks. Ja esimesel mänguväljal on 4 rida. Igal real on võidunumber ja 3 mängunumbrit. Juhul kui üks 3 mängunumbrist pihta läheb, võidad näidatud rahasumma. Suurepärane.
nojah. Ja kus me siis pooleli jäime? Ühesõnaga 2 korda rohkem saaksid sa tagasi juhul, kui loosiga oleks võimalik võita 30 euri. Sellisel juhul sa tõesti võidaksid 20 euri ehk 2 korda rohkem, kui sa raha paigutasid ehk investeerisid siis. Sest raamatupidamises tähendab 50% hinnatõus seda, et hind tõuseb poole võrra. Sellesama loogika järgi tähendab 100% hinnatõus 2-kordset hinnatõusu. Ja veel kord lahti seletatult, selleks, et 2-kordselt võita, tuleks 10 asemel 30 saada, sest 10 euri sa ju maksid antud juhul omast taskust kaupmehele. On ju nii? Selle kohta võib nüüd öelda, et hea, kui inimene midagi raamatupidamisest teab. Ja siin me oleme vahepeal kraapima hakanud teist mängu välja ja uskumatu, aga tõsi, meil on tõesti siin 30. No, hea meelega oleks selle 10 asemel mõnda jah, suuremat numbrit näinud. Jah. Tundub, et suuri numbreid näidatakse mulle ainult unes. Päriselt ka, sest mul on olnud viimasel ajal mõned lotto unenäod. Üks unenägu oli selline, kus panin mängu 10 numbrit. Ja 10 loositud numbrist läks 7 pihta. Huvitavaks tegi asja see, et iga kord, kui ma oma piletit ja numbreid uuesti kontrollisin, oli minu piletil õigeid numbreid juurde tulnud. Ja lõpuks pidin helistama Eesti Lotto kontorisse ja kokku leppima aja, et minna oma suurvõitu vormistama. Ainuke häda oli see, et siis ma ärkasin üles. Tähendab, ma ärkasin enne üles, kui ma jõudsin Eesti Lotto kontorisse oma võitu vormistama. Ja nüüd ma ei teagi, kas ma sain selle raha või ei saanud. Eks ole. Aga siin on meil nüüd 2 kingiloosi piletit, millest üks ei võitnud ja teine võitis ja palju õnne võitjatele. Kuulmiseni ja nägemiseni. Kas te soovite lotopileteid? Jah, ei? Vaadake siia. Sellised pileteid. Kas te soovite lotopileteid? Ei soovi? Kas tõesti? Mida? Ma lähen minema. Hüvasti.